Kas sa teadsid, et enamus küünetehnikud, kes on teinud terve oma staaži vältel ainult ehituskeeliga tööd, neile ei meeldi akrüülkeel. Seega, kes sa vaatad seda videot, sa ei ole ilmselt ainuke, kes on proovinud akrüülkeeli, aga kellele see ei meeldi. Nii et neid on veel. Esiteks, mida sa pead teadma, on see, et alati tuleb akrüülkeeliga, mis tahes brändi akrüülkeeliga kasutada aluskeellakki. See on fakt ja ta ei haaku muud moodi küüneplaadiga. Teiseks, kõik ehituskeelid, mis sisaldavad sõna akrüülkeel või polükeel, püsivad super hästi ja mõjuvad su küünte püsivusele mega hästi. Kolmandaks, sa ei pea ostma omale super fancy mingisuguseid pintsleid või ajama mingid mega head pintslit, aga kõik pintslid sobivad, isegi keelipintsel tegelikult sobib. Ise kasutasin ka aastaid keelipinslit, kui veel ei olnud välja tulnud Ritzi Masterbrushi, aga kõige mugavam on koheselt kasutada spaatliga pintslit, nii nagu seda Ritzil on, ja sest et seda spaatlit sa saad kasutada nagu doseerimiseks. Ja pintslid võivad tõepoolest minna ajas veidike koledaks, sest et sa kastad neid pidevalt alkoholi sisse. See tähendab siis seda, kohe jõuame 4. teema juurde, ehk siis sa pead kohe kindlasti kasutama kõrvale isopropüülalkoholi või siis mõnda seda cleanserit või värvilist vedelikku, sest sa pead pidevalt kastma oma pintsli vedeliku sisse, muul juhul ta lihtsalt see keel jääb pintsli külge kinni, ehk siis su pintsel peab olema kogu aeg niisutatud. Ja tee siis selliselt, et pane see mumm sinna 1/3 peale, nagu siin pildil, ja kasuta sellest mummust väga väikest äärt, et teha ära küünevall, nii nagu sa siin näed. Ja siis alati võid juurde panna, nii nagu mina panin, mitte midagi sellest ei juhtu. Alati võid juurde panna ja kasuta nüüd pintslil ainult kõhtu, mis tahes. Minul on praegu siin pildi peal vana akrüülpintsel, mis oli 20 aastat vana. Kasutan ainult kõhtu ja mõtle selle peale, et sa pead käima pintsliga 180 kraadi. Praegu ma olen paremal küljel ja pintsel on keeratud ka paremale küljele. Ja nüüd ma liigun vaikselt teisele küljele ja samamoodi pintsel liikus vasakule küljele, ehk siis sa pead seda toru hoidma ja mitte kunagi ära kaota ära seda apeksit, seda 1/3 mummu, mida sa sinna panid. Jäta see kõige suurem mumm sinna 1/3 peale alles ja võta sellest mummust pool ja vea see pool siis sinna küüneplaadist ette ja sikkuta teda nagu plastilinn, nagu sa praegu videos näed. Sikkuta teda ette, aga hoia kogu aeg seda 180 kraadi nii-öelda seda pliiatsit või toru, ehk siis, et sul tekiks siuke ilus küünekuju sellest. Mis on üks suurimaid vigu, ongi see, et tahetakse jätta see materjal lapikuks ja siis lähevad küüned lapikuks, neil ei ole enam kuju ja just nimelt see apeksi moment, et seda ära kaota. Et nüüd, kui sa paned selle mummu sinna, et vooli küünevalli ümbert, aga jätta mumm alles ja kui sa hakkad ettepoole tulema, samamoodi jäta see mumm sinna alles, et ära seda mummu sealt tagant sealt 1/3 pealt ära kaota. See annab sulle kõigile ideaalse küünekuju ja mis on tore on see, et sa saad teha ära 4 küünt korraga, isegi 5 küünt korraga, ilma et ta valguks kuskile, et ta on nagu plastiliin, sa pead teda voolima. Ja viimaseks, mis on veel ülihea Ritzi akrüülkeelide puhul on see, et kui sa üledoseerid, nagu praegu ma siin seda teen, eks ole, siis sa saad alati selle ära lõigata ja panna topsi tagasi, purki tagasi, sest et tuubiga vanasti läks alati raisku, aga jah, purgiga on lihtsalt see, et saad tagasi panna. Ja üks boonus, mis on veel Ritzi akrüülkeelil, on see, et ma ei tea, kui paljud küünetehnikud on kogenud seda, isiklikult olen korduvalt kogenud seda, et kui sa hakkad viilima ehituskeeli, siis sa oled üle peakaela selle tolmuga koos, isegi kui sul on maailma parim tolmuimer, siis ta tõmbab lihtsalt, see tolm, mis sealt ehituskeeldest, mida soodsam otsa keel, seda rämedam tolm mööda ilma laiali lendab. Aga mis on siis Ritzi akrüülkeeli suur boonus on see, et tolm on raske ja ta silmnähtavalt vajub lauale, nii et su imur tõmbab selle väga hästi ära, su laud on puhas ja sa oled ise ka, jääd inimlikult puhtaks, välja arvatud see, kus sa näed välja nagu mölder pärast. Nii et jaa.